Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg, esimene poolfinaal karikavõistlustel kaotatud 1-3 Tallinna Tehnikaülikoolile, millest täna vajak käib? Ühelt poolt oli selline tasavägine mäng. Kõik geimid peale selle, mis me siis kaotasime. Tegelikult oli võtta seal esimeses, teises napilt üks pall kukkus piiri peale täpselt. Et natuke õnnest meil vajaka, aga öeldes ausalt, siis ega me hästi ei mänginud. Et meil on mõnel mehel vaja vaadata ja homseks uurida, kas munad on olemas või ei ole. Et muidu läheb homme täpselt samasse aukus mäng. Keda sa silmas pead, ma vaatasin temporündajatega on väga rahul, aga samas nurgamehed vist ka ei saanud oma ülesannetega kogu aeg hakkama. Jah, õigus on sul. Temporündajad ei saanud teatud ülesannetega hakkama ja nurgaründajad ei saanud teiste ülesannetega hakkama. Et väga vähe oli selliseid momente, kus ma tõesti võiks rahul olla. Välja arvatud see kolmas game, mida me selgelt domineerisime. Aga kui sa oled tiimi alguses 5-1 ette ja oled pikalt ees, ongi mõnus mängida, vastasel raske mängida. Et see ei näita tegelikult ju võistkonna taset. Eduseisus oskab igaüks mängida, kui kõik ilusasti jookseb, aga raskes seisus. Kui me tulime teisest game'is väga raskest pikast kaotusseisust välja, oli võimalus võtta. Siis ei otsustavuses puudu. Neljandas game'is samamoodi, game'i keskel. Kõik mehed ju teadsid, et kõige olulisem on need samad punktid, mis seal game'i keskel viigiseisust hakkasid minema. Aga selle asemel, et seal nagu maksimaalselt pingutada, hakkab vahe TalTechi kasuks kärisema. Mida TalTech täna hästi tegi, toome midagi nende pool ka välja? Nad mängisid palju targemad. Et esmane numbri vaatamine ütles, et meie tegime rünnakul 19 oma viga, nemad 9 oma viga koos plokilöökidega siis. Et seal on üle 2-kordne vahe sees ja see näitab, et üks meeskond mängis mõistusega ja teine mängis võib-olla lihtsalt jõu peale ja ei kasutanud ära oma osavust. Et see on kindlasti üks asi ja teine asi, mis ei ole nagu üllatav, siis ongi TalTechi tugevus. Võitlemine, mis tähendab siis puuteid plokis, kaitses, väga raskete pallid üles toomist. Ei ole lihtne, et iga pall jääb maha. Ja kasutasid selle oma hea tugevuse ära, toid pallid üles, meil oli raske skoorida ja lahendasid kontravälja meist paremini. Ja kokkuvõttes teil ikkagi nii hõre koosseis, et kui ei ole Stefan Kaibolit võistkonnas ja Gert Toobol on vigastusega sedasi pooleldi väljas, siis ei olegi TalTechi vastu kerge. No tegelikult ei ole vahet, kes nendest 12 mehest platsile läheb, et kõik teevad koos trenni. Et siin ei ole vaja pugeda mingisuguse puuduva mehe taha või puuduvate meeste taha või väikeste vigastuste taha. Et mul on rohkemgi olnud mehi viimastel nädalatel, kes on vigastustega hädas, ei saa võib-olla korralikult trenni teha või peavad valuvõigusteid sööma. Aga mõned suudavad ennast kokku võtta ja kui mängupäev on, siis mängida ja mõned ei suuda. Et selge on see, et see on kogu meeskonnal, sealhulgas staffil peeglisse vaatamise koht ja ega väga palju aega ei ole. Umbes 20 tunni pärast on juba järgmine mäng, et selleks ajaks on küll keeruline, aga püüame siis kuidagi parandust teha. Ja aus hinnang on selline, et homme ikkagi Tartu tuleb see mäng võita ja finaali pääseda? No loomulikult see oleks täielik ebaõnnestumine, kui me finaalis ei mängis. Aga selge on see, et kui me nüüd siis korvpallivõrdluse tooks, siis esimese poole äärme on päris pikalt maas. Aga karikavõistluste süsteem on selline, et teine poolaeg hakkab homme ja võrkpalliseis on 0-0. See tähendab seda, et meil on lihtsalt vaja mäng võita ja kuldne game võita ja siis on kõik võimalik. Aitäh ja turvalist suurde! Aitäh!